Tere! Täna ma näitan teile, kuidas lahendada läbi ülesannet PR08 Diary. Ülesande eesmärk on näidata teile ära sellised kergemad, algelisemad failioperatsioonid Java keeles. Käime siis põhiliselt üle klassi file, file writerid ja scannerid. Ülesande lahendamisel alustame siis sellest osast siit klass Diary. Klassil endal on siis väli file name olemas ja on olemas konstruktor, kus me määrame ära selle päeviku faili nime. Siin on meil need olemas juba vaikselt. File name'i väli on olemas, lihtsalt sellele peame nüüd väärtus omistama. Selle jaoks teeme siis this.filename ja võtamegi siis ette esimese meetodi createFile. Meetodi eesmärk on siis luua päeviku fail, kui seda eksisteeri, ning eduka loomise puhul printida konsooli selline lause. Kui päeviku fail juba eksisteerib, siis prindime selle. Alustamegi, hakkamegi pihta. Esmalt siis kutsume välja sellist klassi nagu file. Nii, mida see klass tähistab? See klass ei tähista, selle klassi eesmärk on lihtsalt tähistada faili füüsilist asukohta, sort of to say. Ehk selle klassiga me ei saa faile ligi nii-öelda, ei saa tema nagu sisemusele contentile ligi, aga ta tähistab meil siis selle faili asukohta failisüsteemis või näiteks kausta ja kausta sisu ehk mis failid näiteks kaustas on. Võime näidata ka missugused meetodid meil siin on, et meil on igasugused create new file olemas, delete ida saame kontrollida, kas see fail üldse eksisteerib. Saame igasuguseid õigusi kontrollida ja siis igasugused getterid näiteks, et faili asukoht, faili suhteline asukoht ja list files, teeme mingi direktori ja nii edasi. Antud ülesande puhul meil on seda create new file'i vaja ehk kus meil see create new file on. Create new file, ta on meil boolean, tagastab ehk ta tagastab true, kui faili loomine oli edukas, vastasel juhul tagastab meile false. Nii, ülesandes oli kirjas, et meil on vaja luua päeviku fail, kui seda veel ei eksisteeri ning printida konsooli selline lause. Siis teemegi if file.create new file, siis teeme system out print line. Ja mis oli string format file created %1 $s ja anname talle mingi väärtuse ka file name ja siis oli meil veel else, et kui see fail juba eksisteerib, siis me tagastame sellise asja. Nii, ta on meil siia punase lainelise joone ette viskanud, et vaatame ära, mis ta ütleb meile. Ta ütleb meil siin seda, et me ei ole mingit erindit kontrollinud. Kõik faili operatsioonid viskavad meil IO exception'it, kui mingil juhul ei saanud näiteks failile ligi või seda mingi olukord, kus meil tuli mingi jama ette, et me ei saanud selle failiga mingit asja teha. Siis visatakse meile IO exception ja kuna IO exception on kontrollitud erind, siis me peame sellega tegelema ka. Ehk siis surround with try catch. Ja kas meil on midagi siin öeldud ka?
tulevastes ülesannetes meil on errorid mainitud ära. Ehk siis viisakas oleks kuskile kirjaga panna, et mingi error juhtus. Ehk siis paneme antud ülesande raames, paneme lihtsalt system out print line'i. Reaalselt maailmas meil on selle jaoks logerid ja võib-olla viskame uued erindid selle asemel, mis nagu täpsustavad seda probleemi. Error while creating file. Paneme selle string formati sisse ka. Get message ehk saame sellest exceptionist selle sõnumi kätte. Siin väike nipp, et see system out print line, et ma kasutan siin string formati, et seda stringis on mitmel erineval viisil ehitanud. Näiteks, et üks asi ongi, et paneb mingi file created ja siis panete siin juurde lihtsalt selle file name eraldi. Teine viis, kus stringi ehitud on string formatiga, aga nüüd system out printil on olemas eraldi meetod ka selle jaoks nagu printf, mille sisse on see formatimine juba sisse ehitatud. Näitamaks ka ära, et see kood töötab, ma tekitasin endale siia public static void main'i, siia tekitasin omal selle diary ja siis ütleme diary'le, et teeme selle faili valmis. Kui see fail nüüd tööle panna, siis nagu näha, konsooli tekkis meile kirja, et file created ja tekkis ka meile nüüd see diary fail. Ja näitamaks ka seda, et kui olemasolev fail on juba olemas, siis ta viskab meile teise sõnumi. File already exists. Nii, järgmisena teeme siis selle read faili ära. Read file loeb päeviku faili sisu ja kuvab seda konsoolis. Kui seda sisu eksisteeri või kui fail eksisteeri, siis ta prindib, et file not found. Aga tegelikult nüüd, kui ma mõtlen, siis teeme ennem selle write faili hoopis ära, et siis me saame pärast kontrollida, kas see read file üldse töötab. Nii, selle jaoks siis lähme write faili. Mis me siin sees teeme? Selle jaoks me kasutame nüüd sellist asja nagu file writer. Antud ülesande läbi lahendamiseks ma näitan esialgu 2 viisi, et üks on selline natuke vanem viis, kuidas seda asja teha. Ja siis ma näitan uuemat viisi ehk selle asja nimi on drive with resources. Et põhiline point sellel on see, et kui te avate mingi faili ressursi, see peaks nüüd Pythonis meeles olema, me rääkisime ka seda juttu, et kui te mingi faili avate, sinna kirjutate midagi, siis need ressursid peaks alati kinni ka panema. Seda sellepärast, et arvutil on need ressursse piiratud koguses ja ei taha nagu mingi kanalid asju hakata blokkima enda koodiga. Ehk siis, kuidas seda write faili esialgu teha? Et esmalt me peame mingisuguse writeri endale ära defineerima. Kasutame puhvriga writerit näiteks, buffer writer. Nii, siis me peame minema try bloki sisse, teeme endale catch IO exceptioni ka juba ära. Ja nüüd mis me siin sees hakkame tegema? Esmalt me teeme sellise baas file writeri valmis. File writer, anname talle siia faili nime sisse ja et ta paneb ja siis viimane true tähendab append ehk ta paneb alati faili lõppu mingit sisu. Mitte ei kirjuta üle.
nii, järgmisena siis tekitame oma selle puhvriga writeri. Buffer writer võrdub new buffer writer. F. Ja siis, mis me teeme? Nii, write file, lisab päevikufail uue sissekande entry tekst koos ajatempliga. Kui sissekanne on lisatud, siis printib konsooli entry added. Warming on meil selline. Ehk mis me peame tegema, siin me peame nüüd kuskilt selle timestampi esiteks saama. Timestampi saamiseks saame sedasi teha. String timestamp võrdub new simple date format. Peaks olema jah, simple date format. Anname siia sisse siis mingi mustri ka. See formaat peab meil olema aasta, kuu ja päev ja siis kellaaeg, tund, minut, sekundid. Ehk siis see oleks meil siis mm, td ja haha, ss. Ja siis formatime selle uueks date objektiks. Nii, kui see on olemas, siis mis me teeme? Ütleme oma buffer writerile, et kirjuta meile mingi asi sinna faili. See, mis me kirjutame sinna on siis timestamp esiteks. Teeme string formatiga. String format. Nii, siis on meil see %1 $s. Siis on meil new line. Ja siis on meil %1 $2 ja uuesti new line. Ja nüüd anname talle sisse, et esimene asi, mis me tahame sinna %1 kohale panna, tahame panna oma timestampi. Ja %2 kohale tahame panna oma entry teksti. Nii, tegin taustal oma selle string formati korda, et korra selgitan ära ka, mis siin toimub, et see %1 $s, mida see tähistab? See tähistab see protsent ja mingi number tähistab see ära, mitmendal positsiooni või nagu mitmendat seda teksti siit võtta. Ehk siis %1 tähistab timestampi, mul %2 tähistab entry teksti siin. Ja $s tähistab siis andmetüüpi, mis ta nagu peaks nüüd sinna teksti panema. Ehk siin puhul ma tahan stringi saada. Ja see %n tähendab nüüd reavahetust. Et ma võin vabalt reavahetust kirjutada sedasi ka. Aga selle probleem on see, et erinevad operatsioonsüsteemid tähistavad seda reavahetust erinevalt. Selle %n-iga ma lihtsalt annan nüüd teada, et nii. Las Java virtuaalmasin otsustab ära, missugust reavahetust kasutada antud juhul. Nii, catch'i osasse võiksime ka panna mingi info, et kas meil läks see edukalt läbi või mitte. Paneme siia ka jälle oma sauti. printf error while writing file %1 $s ja siis file nii get message. Ja nüüd writerite puhul nüüd tähtis asi, me peame selle writeri ära ka sulgema. Ehk siis, mis me siin teeme, et finally, et try catch, et ükskõik mis juhtub, siis finally plokk läheb alati tööle. Et if buffer writer ei võrdu 0 meil, siis me üritame sellest sulgeda. Ja tema ka viskab meil IO exception'i. Sof. Get message. Nii. Antud viisil peaks siis write file meetod tehtud olema. Testime ka.
ma kustutan oma selle taieri taieri ära. Refactor ei, mitte refactor olla. Kus delete on meil siin. Ja ütleme siis taierile ka, et captain's log näiteks taieri .write file. Nii. Captains. Nii, kui me tööle paneme. Siis tekkis meile taieri fail. Ja kui me vaatame, siis tekkis ka meile tekst siia, captain's log. Nii, see method pidi konsooli ka printima juhul, kui saime lisatud teksti. Vale meetod siia meetodisse. Entry added. Nii, aga ma näitaks nüüd ära ka teist viisi, kuidas seda teha, et see on klassikaline viis, kuidas seda teha. Me deklareerime selle mingi writeri siin ära, mis me peame sulgema. Siis me anname talle väärtuse siin try bloki sees ja sulgemiseks siis kasutame finalit. Aga meil on ka nüüd olemas Javas selline asi nagu try with resources ehk try, et me paneme try päisesse selle deklaratsiooni siin. Ning siis mis sisuliselt juhtub on see, et automaatselt pannakse meil need asjad kinni, mida meil vaja kinni panna on. Et selle tegemiseks siis ma tõstan selle file writeri siit minema. Jep, sedasi. Ja siis me võime selle siit tõsta viia. Selle rea võime ära kustutada. Ja siis võime terve selle finali blokiga ära kustutada siit. Nii, ja sedasi on siis teine viis, kuidas see läheb palju lühem ja siin toimub automaatne sulgemine sellele write file'ile. Võtame järgmisena ette selle read file'i. Read file siis, siin peame tegema siis seda, et me loeme selle päeviku faili sisu ja kuvame seda konsoolis ja kui faili eksisteerib, prindime siis konsooli vastava asjaga. Nii, kust alustada? Esiteks deklareerime jälle oma selle file. Selle siit deklareerime uuesti ära. Eks see on meie viit antud failile. Ja nüüd siin saame kontrollida, et if file.exists ja hüüumärk ette, et kui seda faili eksisteeri, siis me paneme konsooli, et faili ei leitud üles. Ja paneme siia returni ka, et rohkem me siin ei tee midagi. Nii, järgnevalt teeme oma try bloki jälle. Ja siin on meil nüüd scannerit vaja kasutada. Teeme jälle oma selle try with resourcesiga, et deklareerime ära scanneri. Faili ka ette, kust lugeda. Ja siis kuidas see scanner töötab, et me kontrollime, kas järgmine rida eksisteerib ehk scanner. Et kui on olemas järgmine rida, siis me lähme selle rea peale ja loeme selle sisu ära. Ja paneme siia ka, et ei saanud faili lugeda.
siia ka diary.read fail ja kui me tööle paneme, noh, kas meil tekkis probleem, et ei suunanud sisse lugeda seda faili millegi pärast. Diary text, entry added. Ahaa, meil ei tekkinudki siia midagi või? Veider, katsetame uuesti. Create file, write file, me paneme ühe rea veel, diary.write file, mis saab 3 test. Nii, ja paneme uuesti tööle. Entry added, miks ta ei loe meil seda faili sisse nüüd? Üks tähtis pisidetail, mis mul vahel jäi, oli see, et see buffer writer peab ka olema selle try sees. Kohe näitan. Et esmalt mul oli sellisel kujul see, aga see buffer writer peab ka siin autoclose'i sees olema. Ehk nüüd see töötab. Nagu näha, fail eksisteerib, nüüd lisati entrid ja siis prinditakse meil terve faili sisu. Ja kui vaadata siia, siis terve faili sisu on siin ka olemas. Nii, järgmisena, mis me võime ette võtta, on siis delete file. Delete file, siin midagi erilist ei ole, siin on lihtsalt teha see, et deklareerime oma faili asukoha uuesti. Name. Kui fail eksisteerib, kontrollime seda esiteks, siis üritame ka faili kustutada. Et mõlemad tagastavad meile Booleani, mõlemad peavad tõesed olema. Ja kui see nii ka on, siis ütleme, et jah, faili sai kustutatud. Üks tähtis tähelepanek ka, et printf ei sisalda uut rea lõppu, nagu printline tavaliselt teeb, ehk ma nüüd taustal lisasin igale printfile %n ka lõppu, et ta paneks uuele reale kõik asjad. Ja siin delete failiga pidime ütlema ära ka, et kui faili ei eksisteeri, siis anname märku sellest. Nii, saamegi katsetada seda. Nii, kirjutame neid asjad, loeme oma faili sisse, diary, delete file. Kui me oleme tööle, siis vaatame siit seda piirkonda siin. Faili ei tekkinudki, sest fail kirjutati faili sisu ka ja siis fail kohe kustutati ära ka. Väga hea. Nii. Siis järgmisena peame oma faili saama ka ümber nimetada, kuidas see siis käib. Selle jaoks siis esiteks deklareerime ära oma vana faili. Ja siis deklareerime ära ka uue faili nime. Peame kontrollima seda, et meil see vana fail üldsegi eksisteeriks. Ja siis me anname talle käsuga, et kui see vana fail eksisteerib, siis nimetame ta ümber ja anname talle selle uue asukoha lihtsalt, kus ta hakkab meil eksisteerima. Kui see läks läbi, siis klassi päises või klassi väljana välja toodud file name'i kirjutame ka ümber.
läks midagi valesti faili ümbernimetamisel. Nii, järgmisena tegutseme siis faili liigutamisega. Või noh, ennem näitame läbi ka, et see töötab ka. Nii. Paneme siia, paneme delete failile. Teeme tegelikult sedasi. Ma näitan teile sellist asja ka. Thread.sleep 1000 millisekundit, et 1 sekund. Kõik selle peab try cache'i sees tegema. Nii, thread sleep. Paneme siia selle ja võtame oma selle thread sleep'i siit kaasa. Ja ütleme, et me tahame faili nüüd ümber nimetada diary.rename file. No, paelik näiteks. Paelik tõkst. Nii, jooksutame oma koodi jälle. Okei, see thread sleep ei tekita meile seda faili nagu tahaks. Okei. Ehk siis, mis me teeme, võtame lihtsalt, kommenteerime välja selle delete faili, et me näeksime seda. Nii paneme uuesti tööle. Nii tekitati file diary tekst, nimetati faili ümber ja nagu näha, siis tekkis meil lõpuks siia faili nimega paevik.txt hoopis, mitte diary. Aga see thread sleep'i asi, sellega saab siis jah, sellist viivitust tekitada nii-öelda. See võtab aega sisse millisekundites. 1000 millisekundit on 1 sekund. Nii, move file. Mida see move file peaks meil tegema? Move file liigutab siis back'u faili määratud kausta. Kui kausta eksisteeri, siis me loome selle ja eduka liigutamise järel prindime file move to. Kui seda kausta eksisteeri ja pole võimalik luua, prindime välja siis, et meil tekkis mingi error. Kui faili, mida me tahame tõsta, ei eksisteeri, siis me kirjutame lihtsalt konsooli, et file does not exist. Ja muudel juhtudel prindime välja siis error while moving file. Nii, move file'i teeme siis järgnevalt. Esiteks deklareerime ära oma selle vana faili jälle. Ja nüüd deklareerime ära ka directory kausta, kuhu me tahame seda uut failiga või seda faili tõsta. Nii, kui director ei eksisteeri ja meil parasjagu on ka mingi probleem selle tekitamisega ehk tõr.mõgtirs siis me peame välja printima, et meil oli probleemid. See on meil siin, error creating directory. Nii, järgnevalt siis kontrollime, et ega meil seda vanat faili, kas meil üldse fail on olemas, mida me tahame üle tõsta. Tegelikult see old file peaks üldsegi esimene meil olema. Esmalt meil pole mõtet hakata neid kausted tegemagi, kui me seda faili eksisteeri. Ja siis, kui need kaks asja on meil kontrollitud, siis mis me teeme, me deklareerime oma selle uue faili ära.
anname talle ette siis oma selle kausta ja anname talle selle vana faili nime. Ja see tõstmine põhimõtteliselt toimib sedasi, et me nimetame faili ümber, vana faili nimetame ümber ja anname talle siis selle directory või uue faili anname talle ette, kuhu me tahame seda tõsta. Kui see läks läbi, siis file name võrdub file.getAbsolutePath ja siis printime välja ka, et faili tõstsime ümber ja vastasel juhul ütleme, et meil oli mingi error. Nii, ja testime korra läbi ka selle. Ja tekkis meile diary fail kausta nimega testir. Nii, ja viimane asi on siis, peame tagastama selle faili nime, get file name. Ja siin ei ole midagi muud, kui lihtsalt teha return file name. Nii, testime ära ka, et meil see asi läbi ka läheks. Ehk siis teeme lgit. Ehk siis commit ja push. Minul on see tehtud shortcutiks ja kontrollime ära, kas läks läbi ka. Ja läks läbi. Sellel nädalal X-ülesannet ei toimu. X-ülesande asemel on siis projekti järgmine etapp. Kui on küsimusi, soovitan praktikumi tulla, võite ka vabalt Discordi kaudu küsida. Minu poolt tänaseks kõik.